Asus ROG Zephyrus M16 siis. Asus saatis mulle, ütlesid, et ma olen kõige ägedam unboxer Eestis. HD Tanelil pole minu kõrval isegi mingit varju. Täiesti lamp ja ütles, et tee lahti. Ma ütlesin, davai, teen, sest ma oskan unboxida. Te nägite seda juba eelmine kord Männikul, on ju. Lihtsalt autos on natuke kitsam see olukord. Autos on natuke kitsam see olukord. Nii, hetkel visuaal siis, mis meil on siin kastis või karbis. Nimelt, laptop, tohin kõvasti lüüa. Laptop ise seekord, vaadake millises karbis. Vau! Vau! Lihtsalt. Holy mogerna. Ülikõva. Reageerib valgusele. RGB. HD Tanel oli see uhke. RGB värgid, särgid, karbid. Ilus, lihtsalt ilus, ma ütlen teile ausalt, pakendus nagu väga hea. Oi, pläse kukkus kuskil alla, ei tea. Nii, mis on siin veel antakse? Wow. Oi, kurat, te lendasite mul minema kuskile. Nii, tulge tagasi. Vaata, ma panen teid sinna koerakorvi või mis see kutsutakse. Nii, olge seal koerakorvis. Ai, ma ei näe chatti, persse küll. Nii, okei. Mis meil veel head pakutakse? Kaasa saate ka läpaka koti siis. Obviously, kuna see on 3000 eurone läpakas, eks ole. 3000 eurone läpakas, saate aru, 3 kilokutid. Holy shit, ma liba. On siin midagi huvitavat veel või? Ei olegi, väga hea. See tähendab seda, et seekord me ei saa niimoodi pekki keerata midagi. Sa ikka ei mõelnud seda üldse läbi. Ma ei mõtlegi kunagi läbi neid asju, sellepärast ma olengi maailma parim unboxer. HD Tanel teeb kõik mingi skripti järgi, aga mina, saad aru, mina panen puusalt ja olen ikka parim. Nii, kuidas see lahti käib? Vaatame selle asja, ma loodan, et ma valpalt midagi ei java, muidu kukub midagi lahti. Oota. Ma kardan, et midagi kukub ära. Mul on natuke hirm. Oota. Ma kardan, et see kukub põrandale. Oota, tuleb lahti. Oota, see avaneb sinna poole. Ai, kurat. Fuck raisk. Nii. Vau. Ja siin ta on, vau. Vaadake seda imelist. See on kiled sees pers. Nii, oota. Vau. Oi. Niimoodi, poisid. Ja siin ta on. Ma on keegi hüümerik Asus, ma ei mäleta nime. Ühesõnaga, Asus ROG Zephyrus M16. Vaat selline ta on. Seksikas, pisike. Suht kerge on ka. Suht kerge. Vaatame, mis siin tagapool kohe paistab. Tagapool ei paista mitte ühtegi porti. Mida fucki? All on siin mingid ventileerimisavad, kummid, et kinni püsiks, mis siin veel huvitavad. Külje peal on meil siin, mis meil siin on? Väike poweri juhe, eks ole? Väike poweri juhe. Siis meil on siin HDMI, uskuge või mitte, ja see vist oli 2.1 isegi. Oi. See oli vist 2.1. Siis meil on LAN juhe SS, see on siis see super USB, on ju. Siis meil on Thunder. Ja siis ka mini SS mingisugune värk. Ei ole, see on USB-C, minu paha. Ja muidugi vana hea mikrofon. Kas te ei näe või? Siis on ka suht siit lugu, ma ütlen ausalt. Ega midagi tähe ei ole ja meil on raske tähed siin autos. Kuradi fucking lamp. Oi, ma läksin ära. See fucking lamp tuleb leedi vastu vahetada. Kuradi Hyundai, no täitsa perses vennad koonerdavad, panevad mingi vanad lambid kaasa, mingi kollane valgus, täitsa perses. Ta mulle nii ketta, ma ostan endale see LED-lambid, perses need tuled, hausõna, nagu mingi vanaema vaataks, vanaema ka ei näe selle lambiga. Täitsa perses. Siis siin on ka veel USB 3. Ja siin on mingi tundmatu port. Nevermind, siia läheb see mälukaartide see teema, vaata, mis on kaameratel. Ja siin on mingisugune lukumärk, ma arvan, et siia pistad mingi, keegi teab või? Asuse teema, pistad mingi maagilise võtme sisse ja siis läheb kinni arvuti või? Ma ei tea, võib-olla ei saa kasutada keegi mingi värki-särki. Aga siuke ta on, väga basic, väga suhteliselt siuke slikki. Nagu väga slikki. Väga pisike, väga peenike, väga nagu kerge on ka. Vaata, mis siis juhtub, kui ekraani lahti teeme. Vaadake seda.
Täitsa pekki saadaks seda lihtsalt. Ekraan läheb läpakast alla poole. Edaks te näete, aga see on ikka väga räige. Mis siin toimub? Oi, eelmine reviewer on kõik klaviatuuri mingi nökaseks jätnud. Teeme väikse sound testi ka kohe. No ütleme ausalt, et sound on hea, vaikne. Paneme tööle ka. Poogen. Läheb käima või? RGB! RGB, Republic of Gamers. Holy moly! RGB! 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 9,8 punkti. Kindel pauk. Ai, oota. Need pole touchscreeniga ju. Kuulge, ma ei oska läpakaid kasutada, kus siir on. Kus siir on? Tuli. Ma ei oska läpakaid kasutada. Mul on mingi brain dead lihtsalt. Saab küll kindaga, saab küll. Testitud. Kinnas, käes, oled külmon või midagi vaja, tööl, oled läpakaga. Töötab. Aga rääkides nendest tehnilist osadest ka, siis siin oli vist i9, kui ma nüüd õigesti mäletan, 11900, mingi räige elukas turboboostib mingi 4,9-ni. Kusjuures ma isegi olin nii tubli, et ma täna vaatasin välja. Sellel on siis Quad HD, ehk siis teate küll, mis see on, eks ole. Sellel ei ole mitte 16.9 reso, vaid sellel oli vist 25540 korda 1600. Ja 165 hertsi. 16 tolli, sest saate aru? 16 tolli ja vennad topivad sellise ekraani siia. Quad HD, saate aru? Quad HD, 165 hertsi, 3 millisekundit ja 3070 videokaart on siin, saate aru? Täiesti haige mõelda ju. Mis siin toimub? Aga, milleni ma tahtsin jõuda, sellel mudelil siin praegusel on 32 gigabaiti mälu ka. Aga seda sai vist võtta ka 16 ja 64, kui ma nüüd õigesti mäletan. Igatahes, teate, mis selle läpaka juures kõige haigem? See, et ma vaatasin nagu reaalseid review'e ja see junn, vabandust väljenduse pärast. Mis see oli? Mingi Elroni rong tuli. No okei, ühesõnaga, saate aru, see asi jooksutas Doom Eternalit. Ma arvan, te teate, mis see on. Doom Eternal, see kõige ägedam uus Doom. 1440p, 130 FPS-i, see arvuti, see asi. Ja kõik settingud täiesti põhjas. Ja 1440p resoga, saate aru? Nagu see tundus veits ajuvaba minu juurest. Ma arvasin, et läpakad on mingi täielik... Hello? Hey. Hello, Cortana. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Okay. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. Be quiet, please. If you need an assistive screen, be quiet. Press the Windows, be Control and Enter keys at the same God time. Damn it! Be quiet! Okay, enough intro. God Let's dig in. Damn it! Your region is set to United Kingdom. Is that correct? Yes. Yes, it is very correct. Very correct. Nii, aga teate, ega siin midagi muud jällegi. Veebikas on maagiline nagu ikka. Vaatasin huvi pärast ka seda veebika kvaliteeti ise seda testima ei hakka. Täitsa normal. No tavaline teema, vaata mingi läpakad ja mingi Zoomi kõned ja jutud. Ja klaviatuur on RGB, nagu nägite. Mehaaniline ei ole, mulle tundub too, aga võib-olla on ka. Seda peavad ise uurima. Panin hüümärk asuse alla, panin selle läpaka info ka, kes tunneb huvi nagu, või on endale läpakat vaadanud. Siis nagu selles mõttes, mida ma siit nagu näen, on see, et siin on nagu siuke huvitav mingi kummi või mingisugune tekstuuripind jälle. Ja no ma ei tea, kui hästi te näete streamist, aga see on nagu plekke ja rasu täis, nii et tundub, et see võtab päris hästi rasu külge nagu, mis mulle isiklikult ei meeldi plastiku juures üldse nagu. Aga see osa siin taga tundub mingisugune palju parem kvaliteet olevat, siia nagu ei ole mitte midagi peale jäänud kellegi poolt. Aga see esimene osa, see handwrist on küll mingisugune veider plastik.
mis tõmbab nagu rasu ligi. Mulle isiklikult üldse ei meeldi plastik, mis tõmbab rasu ligi, see on hästi rõve. Läheb mingi näpu jälg ja kõik täis rõvedaks. Aga ega siit teate midagi muud ei olegi, ma arvan, rääkida väga. Meil see asi siin müttab minna ja üritab siin käivituda. Yes. Yes, this is very correct. I am United. No. Now, let's get you connected to a network. Ei taha. I don't have internet. And cat videos as soon as possible. Yeah. You're so funny. Let's go. Nii. Just so you know, No. connecting to a network now could save you some time later. No. Next up, the legal stuff. Mine pekki, mis license agreement? Yes, I agree to everything. I am very agreed to everything, my friend. What you want to name your account. Got here. I like to use this computer. Okay, now type a password for your account. No, please. And one more time to make sure we've got it right. No, please. Those passwords didn't match. Let's try this again. Okay, Type your password. goodbye, Cardano. Or whatever you are. Goodbye. Hea küll, ühesõnaga, võtsime ta välja, vaatasime siin mingid mein asjad üle. Vaatasime siin mingisugused põhilised asjad üle, nagu näete, siin põhja peal on mingid maagilised ventilaatorid, siin on näha ka, väiksed fännid on taga. See on siis arvatavasti üks on mingi videokaart ja teine on, ma eeldan, Prose. Kusjuures Prosel pidi olema siin eraldi mingisugune natuke parem jahutus ka, ma lugesin, et see pidi ka huvitav olema. Ja no näed, ma ikkagi võtan sõnad tagasi, mingid näpujäljed siin ikkagi peal on, nii et tundub ikka see ülemine see kiht siin võtab ilusasti natukene nagu rasu külge. Aga ennem kui me ma pean ta siia panema, et jumalast kuskil alla ei kukuks. Jumala ära, palun kuku. Vaata, mis siin karbis veel on. Samas ma ei julge neid asju kurat avada. Pärast teate, me kõik need asjad laiali ja kuidas me neid asju siin, no mis siin on, no? Teate, ma teen teile kiirjuhatuse. Oota, juba ei lähe mingid asjad tagasi nii, nagu nad olid. Oh. Mida pekki? Okei, ma lähen nii ketta juba. Oi, pläh. See on juba paigast ära sel karbil, ta ei lähe tagasi. Ei, fucking hell. Miks sa tagasi lähed? Appi, mis siin juhtus? Näete, seal on juhtmed. Siin on väiksed juhtmed. Aga selles mõttes on nagu päris mõnusalt kokku pakitud, et loogiline on nagu järjestus asjadel. Oota, kuidas need kokku lähevad. Nii, aga see asi siin, jah? Leidsin üles probleemi. Nii, oota, ei leidnud. Miks sa alla ei lähe? Ära hakka huiama praegu. Siin on juhe. Siin on juhe, poikad. Ei midagi erilist. Ei midagi erilist, siin on juhe, jah. Nii. Aga pistame ta siia tagasi kile sisse ära. No selline ta on, ma ütlen ausalt, kui me nüüd võtame nagu minupoolse hinnangu kokku. Kas mina selle endale võtaksin 3000 eurot, või palju ta maksab, minge vaadake ise, ümber kasus. 3000 eurot. Ja mul on vaja läpakat, kurat ei tööle vist, aga okei, sellega tegeleme kodus. 3 tonni. Näete, siin on veel eraldi siis ka lisainfot, kui kedagi huvitab. Sellel on siis PCI 4 support. 1610 seda ma mainisin juba, eks ole. 3 MS seda ma mainisin. Adaptive G-Sync on ka olemas või see on arvatavasti, ma eeldan see Asus või AMD oma. HDR on siin kutid isegi olemas. Vau. Ja muidugi. Mul jäi üks mein asjades selle läpakaga ütlemata. Ma ei saa seda testida, aga seal pidid olema räigelt head need kõlarid. Räigelt head. Me ei saa seda testida kahjuks, kuna see Windows ei lase meid sisse, aga kõlarid pidid olema sellel asjal. Nichevo. Ja mis siin veel on? Siin ongi 6 speakerit, dual force cancelling woofer, ma ei tea, mis see teeb, mingi subwoofer hakkab mingi plärisema, pädisema. Siis on see mikril on siin mingi noise cancellation, see on juba tänapäeval igal asjal, ma arvan. Ja näete, siin ongi liquid metal thermal compound. See on mingi Nichevo nagu